Tervist, head poliitikasaate Majakas vaatajad! Käes on järjekordne pühapäev ja eetris järjekordne Majakas ja täna olen stuudiosse kutsunud Tanel Teini. Tanel, räägi, mis mees oled? Tervist, tänud kutsumast. Tartu mees olen ja Tartusse jään. Natuke vanasti tegelesin korvpalliga, spordiga natuke ja nüüd üritame ägedaid ideid Tartus ellu viia. Kas selle ägedate ideede jaoks ongi siis valimisliit ellu kutsutud? Täpselt, tegelikult nii ongi, et kunagi, kui me siin seltskonnaga kaasava eelarve võitsime ühe ägeda ideega nimega Arena, siis pakkusime tegelikult olemasolevatele erakondadele seda mõtet vedada, aga see oli selline poolleige nagu suhtumine kuidagi, et keegi ei võtnud päris vedu ja jäänudki muud üle, kui panime 3 kuuga valimisliidu kokku ja sügis tuli juba vastu ja tegime selle liidu ära ja saime 2 kohaga sisse ka. Austades mulle isiklikult on alati sümpatiseerinud valimisliidud rohkem või sellised väikesed kodanikuühendused ja kodanikualgatused, sellepärast et seal on nagu niisugust ideelendu ja ei ole nii suurt kammitsetust, aga teiselt poolt vaadates nagu seda, et kuidas sa nagu tulevikku näed sellel? Eks jõudu on vähe selles mõttes, et üks jube asi on võrreldes erakondadega, et me ülikiirelt suudame tegutseda. Mõte tuleb, inimesi vähe, kellega seal nagu läbi asju arutada ja juba saad sellega nagu edasi liikuda. Kui erakondadel on ju seal igasugused juhatused ja suuremad otsused peavad seal läbi käima, minu meelest see tohutult nagu pärsib seda mõttelendu, nagu sa just ütlesid, et okei, rohkem arvamusi on kindlasti, aga mingid ideed jäävad just toppama selle tõttu, et ei leita konsensust või lihtsalt see protsess on aeglane. Valimisliitudel ma arvan, et peaks olema tegelikult kohalikul tasandil nagu märksa aktiivsemad või me olemegi ju tegelikult kogukonna ajastul praegu, et kui sõlmi oma kingapaelad kinni ja mine ja tee midagi, keegi ei keela. Et ja selliseid sarnaselt mõtlevaid inimesi leiab ka alati, aga küsimus ongi see, et mis on see suurem idee seal ees, mille taha koondada inimesi. Et see on see raskuskoht, et leida see idee, et inimesed tuleks taha. Mina olen selles mõttes radikaalne mees. Mina olen nagu mõelnud niimoodi, et kui meil oleks õige kodanikuühiskond, minu arvates meil ei ole päris õige kodanikuühiskond, vähemalt seaduse tasandil ja niimoodi, seda ei taheta kuidagi näha, ta on ikkagi erakonna keskne ühiskond, see tähendab, kui sa erakonnas ei ole või poliitikas ei osale, ega su ideed nagu nuga taga ja need pole midagi väärt, et kui sa ikka kuskil erakonnas oled, et siis sa midagi arvad, et siis on nagu midagi selle asjal väärt. Ja tegelikult võiks ju niimoodi olla, et on mingi osaühing, on mingisugune klubi, on aktsiaselts, on valimisliit, on erakond, kõik võiksid ju valimistel oma nimekirjaga osaleda. Miks ei võiks mingid töökollektiivid näiteks osaleda, kui neil on idee näiteks Tartut või mingit omavalitsust arendada? Aga see võimalus on tegelikult olemas, et küsimus on, kas sinna ette leitakse juhtivad nii-öelda liidripositsioonil inimesed, kes on nõus seda vedama ja linnas tegelikult peakski. Meil on hästi palju piirkondlikke, nagu nii ütleme siis, siin seltse, kellel on mingid mured linnas ja tõesti seda, kui nad seal lihtsalt kellegile räägivad, seda lähevad poliitiku juurde seal erakonnast rääkima, et oleks vaja mure lahendada, siis võetakse kuulda, aga see murega laheneb, ei tea, siis kui sa tahadki midagi korda saata, siis tuleb grupp kokku panna ja tegutseda. Tartus on kaasav eelarve, mis on nagu selline, näpuotsaga antakse siis rahvale ka nii-öelda mingi idee jaoks, tegelikult need summad võiks märksa suuremad olla, et need inimesi palju rohkem nagu kaasata ja teha midagi suurt ära, sest seal on see tartlaste arvamus üpris lihtne nagu kätte saada. Lihtne teema, lihtne üks nagu projekt või mingi teema seal ja kas inimestele meeldib või eriti tänasel internetiajastul. Internetiajastul, jah, viimastel aastatel on siin nagu, kuidas sa võidad? Võidad siis, kui sul on mingi suurem grupp on ju, koolid on võitnud viimastel aastatel hästi palju, kuna neil on palju õpilasi, emad, isad, vanemad, vanaisad, pannakse hääletama on ju ja jällegi kooli juurde väike spordiplats või midagi tekkimas, mis iseenesest on nagu hea, aga samas nagu pärsib kuidagi sellist laiemat lendu, sest mõned head ideed ei suuda nii hästi mobiliseerida neid valijaid ja kuidagi sellise teemaga võiks nagu rohkem ka kuidagi teavitust teha, et inimesed teaksid, mis see kaasav eelarve on ja nagu palju nagu tõhusamalt hääletaks sinna. Aga mis sa arvad, kui palju see kaasav eelarve võiks olla? Praegu on ta julgelt 500 000. Ütleme, et täna on ta 100 ja 100 000, et siis kui me tahame midagi suurt ära teha, reaalselt võtame siin hästi populaarne teema tegelikult on täna Tartu pargid. Keskerakond on seda siin aastaid rääkinud parkide kavast on ja tegelikult leida 500 000 eurot 4-aastases tsüklis, et teha nagu reaalset muutust, ei tohiks olla 200 miljoni linna eelarvega linnal probleem.
noh, et midagi see, mis nagu reaalselt tartlastel ära teha. Et ma arvan, selliseid asju, mis nagu, mida tartlased füüsiliselt tunnevad nagu ja näevad, et midagi asi läks paremaks, on nad nõus kindlasti nagu hääletama ja seal võiksid need summad tulevikus olla märk suuremad. Miks me seda nagu mängime, seda kaasamist? See 100 000 on selline, noh, tead, niimoodi. Ja siis see kõnetaks suuremat rahvamasse ka. Absoluutselt, jah. Et selle tulemusena, ma arvan, tartlased räägiksid rohkem kaasa, et kui sa näed ka tulemit, on ju. Et kuskile kooli juurde tehakse ära, mingil määral me peame seda iseenesest mõistetavaks, et kooli juures on teatud asjad juba korras, staadionid, spordiplatsid, et siin võiks olla mingi palju linnapilti nagu muutvaid ideid, aga praegu käib kaasav eelarve, nii et kõigil tartlastel on võimalik oma ideid esitada, et kutsume üles. Nii ta on. Aga ütleme, kui me vaatame suurt poliitikat, et valimisliidul muidugi see miinus on, et ta ei ole nagu väljundid riigipoliitikasse. Jah, see on kõige suurem miinus, aga see õpetabki võib-olla siis kosja minema erakondadele heas mõttes, hoida neid suhteid, olla võib-olla see ka vahelüli siin Tartus, mida me tegelikult täna püüamegi olla, et lähendada siis võib-olla teatud erakondasi. Sideaine ja tasakaalustada. Absoluutselt, et surkida tagant mingeid ideid ja pushima, tegema mingi eeltöö ära, kaasama neid asju. Ma arvan, meil on praegu opositsioonis küllalt hea koostöö nagu võrreldes sellega, kui me ise õnnestus olla siis Reformierakonna ja Keskerakonnaga siis ka seal koalitsioonipingi peal, et nähes, mis siis opositsioon tegi, ma arvan, et see on nagu öö ja päev tegelikult täna, et täna ikka opositsioon peab seal aru ja ikka võitleb vastu ja näitab, et nad on olemas õigete asjade eest, ma arvan. Olete välja käinud sellise idee nagu, et Tartus võiks olla niisugune rattatööstus. Räägid äkki sellest lähemalt? Kas rattatööstus või mingi metallitööstus, et põhimure on ju selles, et alati valimised hakkavad tulema ja kõik hakkavad rääkima, ja Tartul on vaja töökohti on vaja ja me peaks ikka töökohti saama. Aga minul ei ole väga palju kõrva jäänud, et mis need nagu konkreetsed tegevused nagu need töökohtade loomisel võiks olla ja kus see linn saaks just ise nagu sellise esimese sammu teha või vedada seda asja. Ja kuna meil täna on Tartus ju väga hästi toimiv rattaringlus, kus pea 30 000 inimest on registreerinud, keskmiselt kasutab seda seal 20 000, ütleme, igapäevaselt 10 000. Et tegelikult meil on nagu olemas selline kliendibaas, ja arvatavasti see kliendibaas, kui rattateed lähevad paremaks, kasvab, on ju. Aga mure tekib sellest, et need sisseostetud rattad kaugelt Kanadamaalt, on ju, Kübeki linnast, et mingil hetkel nad amortiseeruvad, on ju, siis me jälle kogume selle linna eelarvesse raha kokku ja saadame selle kaugele Kanadasse. Et võib-olla paneks selle seemne täna mulda, vaataks, kes eraettevõtjatest võiks kaasa tulla ja teha siin koha peal nagu hakata selle võimaliku arendusega pihta, et ega me ei tea, kas rattatööstus, see võib olla hoopiski akude tootmine, me teame, et eestlased väga edukad on ju maailmaturul siin akude ja see superkondensaatorite teemal teevad nagu ajalugu tegelikult, et sellest võib areneda hoopiski midagi muud välja, aga kuskilt peaks see esimene samm olema. Ja sa pead silmas nagu seda ka, et linn võiks olla siis sisuliselt selle ettevõtte üks omanik, et sa võiks teenida omaniku tulu Tartu linnale kui juriidilise isikule. Läbi selle tegevuse, kuna meil on nagu teatud vajadus oma linnas ratastele, loomulikult see ei ole suur, need rattaid ei ole ju sadades tuhandetes, aga siin abilinnapea Raimond Tammega vesteldes siis huvi teistest nagu väikestest maakondadest, teistest linnadest, ka Soomest on juba olemas ja täna, mida me sinna neile müüa saame heas mõttes, on nagu see tagasiside informatsioon. Et meil on juba teave, et palju nagu sõidetakse, mis on see rohepöörde asi seal, et lihtsalt minu meelest oleks see üks esimene asi, mida nagu oma nagu Tartusse füüsiliselt saaks nagu teha ja tartlane vaatab, näe, meie linnaratas, kui me räägime disaini juurde panna sinna, et näed, meie linnas tehakse neid asju. Siit edasi jõuame turundusliku väljundini, et ja see ei ole eriti minu meelest kulukas nagu asi nagu püsti panna, et sest töökohtade tekkel toob see linnale ka nagu tagasi. Aga see on lihtsalt üks mõte, mida tegelikult millele juurde peaks tulema veel mõtteid ja siis, sest nagu me ju mäletame hästi, et tselluloos oli oi kui paha on, et tselluloosi tehas, et tekibki küsimus, et millised ettevõtteid me siia ootame. Me ei saa valida ainult nagu siin, et IT ja sellised nagu kõik
me peame ikkagi tööstusele ka looma mingisugused väljundid ja linn peab mingis suunas nagu jõuliselt seda vedama. Ei ole nõus. Tselluloositehase teemat oleks tulnud käsitleda niimoodi, et kõigepealt, et mis tingimused Dialoog. on, keskkonnatingimused, et kõik seadused oleks täidetud ja kui see niimoodi on, siis põhimõtteliselt miks peaks vastu olema? Linn algatab planeeringu ja ongi kõik. No ütleme, seal oli kõige rohkem on kahju dialoogi puudumisest, et see oli ainult üks suur monoloog mõlemalt poolt heas mõttes, halvas mõttes, vabandust, et kui ühelt poolt oli olemas meil ettevõtjad, kes olid väga suurt raha nõus panustama esialgu võib-olla teadusesse, nagu et just teadlased ja ettevõtjad oli võimalik kokku viia. Et sellest oleks pidanud tekkima hea dialoog ja vaatama, kuhu me oleks jõudnud. Me ei räägi siin praegu tselluloositehase ehitamisest, vaid nagu sellest potentsiaali ärakasutamisest, et kui sul miljardi investeering siin piirkonnas kaalutakse, siis jube ja rumal oleks see kohe eos nagu ära jätta, kahjuks nagu meil läks, aga ma saan inimeste sellisest murest ja paha, ütleme, infot on ka nagu vähem, infot tuleb erinevat, ühest aknast tuleb, et see on väga turvaline, teine on see ei ole turvaline, siis siin lähinaabrid, aga kõige suurem mure on ju see, et see puit rändab meil täna siiamaani Eestist lihtsalt välja, et me ei tee koha peal see puiduga midagi tegelikult. Ja siin on see murekoht, mida riik võiks siis ka nagu aidata nagu lahendada või läbi mõelda. Ei, no nii on ja eks üks asi on see, et kes sellest kasu saab, see küsimus on alati ja see võib-olla mobiliseerib ka masse üles või ässitab masse üles. Näiteks, ma toon siin näite, mulle väga meeldib see rattatehase idee ja just nimelt sellepärast need asjad, mis sina välja tõid, lisaks sellele veel, et linn võiks hakata teenima selle pealt omaniku tulu ja see võiks olla teatud mõttes isegi ju ühisprojekt Tartu linna kodanikega, kes saaksid ka näiteks sinna raha sisse panna, olgu võlakirjade või mingi aktsiatena ja olla siis kaasinvestorid ja kaastuluteenijad, et tunnetada ka enda osalust selles asjas. Väga hea, et kaasata oleks just see märksõna, sest ütleme, rattaringlus, kasumlik ettevõtte ringluse mõttes ei ole, sest nii kui me sinna viime selle piletihinna kõrgeks, siis ega meil neid kasutajaid ka ei ole. Ja täna maksab linn kuskil 1 miljon eurot iga aasta peale, nende amortisatsiooni ja uued jaamad on ju, aga see on selline, kuidas öelda, talutav kulu, aga just ma arvan, et tartlased tahaksid rohkem et neid kaasatakse, nad saaksid olla mingis protsessis kaasas, nagu sa ütlesidki, see omaniku tunne on väga oluline, isegi kui ta sulle seal miljoneid ei teeni nii-öelda, aga see on nagu sinu oma. No, aga ta ei pea ütlema teenima miljoneid rahast, ta võib-olla teenib selles, et sa paned sinna raha sisse ja sa saad seda ratast kasutada siis. Absoluutselt veel, täna on see 30 eurot aasta või, palju see on, et see on hullult ikkagi väike number minu meelest niikuinii, aga Aga tulevikus võiks tulla näiteks elektrimotorolerid. Jaa, aga ma ise just mõtlen sellega, et nagu kui sa kaasad mingi protsessi, noored on ju, sealt vanemad ja lõpuks tulebki see ilus toode ja näed linna peal sõitmas, pärast sõidab naabervallas on ju teises linnad, meie Tartu. Ja saad öelda, et mina olen ka osaline. Vot see on see õige, et sa oledki osaline, et sa oled nagu kaasas seal, et ma arvan, selline potentsiaal on meil nagu rahva kaasamisel nagu olematest. Vaata, rahvas ei saa hästi, inimesed ei saa aru keerulistest nagu asjadest ja meil on siis start-up'e, jummal kui palju, aga teatud generatsioon juba ütleme seal alates 450-ndast ei pruugi hoomata, millega kõik see tegeletakse, kuidas see raha liigub, kuidas see raha tekib on ju üldsegi, aga füüsiliste nagu tööstuslike nagu asjadega suudavad nad seda nagu hoomata. Et rattatööstus on nagu üks, ma ütlengi, et me võime mingi aku tootmise siit välja jõuda, et lõppeesmärk on ju luua ikkagi piirkonda töökohti. Ei, et see oleksime lõpuks ka tõmbekeskus. Nii on, sest ma ütlen, ma olen Tartu Hoiu-laenuühistu juht, me 2014. aastast alates kulutasin välja sellise ühise energiaprojekti. Rajasime Ida-Virumaale tuulikupargi 5 tuulikuga. Riigi poolt loobiti seal kaikad kodarasse, see on teine teema, eks riik ei taha näha selliseid omaniku tulu projekte täna, et seal kõik peab Eesti Energial alla töötama ja nii edasi. Aga see on teine teema. Aga mis on nagu oluline on see, et me alguses mõtlesime, et kaasame oma liikmetelt võib-olla see 20% kogu investeeringust, ülejäänud 80% võtame pangast. Aga 5 aasta jooksul, kui me seda raha kokku kogusime ja neid tegevusi tegime, seal tulid elektriliinid ehitada, alajaam, tuulikud osta, transportida Eestisse püsti panna, see oli terve tegevuste jada. Ja siis me lõpptulemusena saavutasime niimoodi, et kuskil 90% tuli liikmete hoiustest, sihtotstarbelistest hoiustest ja 10% siis ütleme pangalaenust ja need, kes siis
panid hoiustena raha sisse, neid oli lõppkokkuvõttes 1000 ühistu liiget, mis tähendab seda, et 1000 ühistu liiget endal ühiselt lõid sellise pensionisamba, et miks meil Tartus ei võiks taolisi projekte väga hea ja see näitab ju siis tuule teema ei ole ka ju lihtne teema, aga kui inimesed tulid seal niimoodi kaasa, tunnetavad enda tulu ja asja, siis ei ole ka nii palju vastu ju. Ei vastu ka ja ütleme, et kui see tuulevärk suudeti nii-öelda maha müüa või tuli kaasa 90% investoritest, nagu siis see on ju suurepärane tulemus, et täpselt see koha peal võiks ka midagi olla, kuhu need kohalikud tartlased saaksid panustada, see on hea näide tõesti. Et teeme ära sügisel. Ei, no absoluutselt, või näiteks CNG tööstus, millega bussid sõidavad, see oleks ju Tartu teema täielikult. No ega see rattaasi on nagu üks väike osa on ju lihtsalt näide, et võib-olla see laua peale erinevate ideede tekkimine ongi selle asja eesmärk, et tekiks arutelu. Aga kuidas sa arvad, et ütleme, linnavalitsus täna, minu silmis, minu kui ettevõtja silmis ta on niisugune bürokraatlik asutus, et ta lähtub enda kui juriidilise isiku õigusest ja olemasolust ja keeldudest ja käskudest rohkem, ütleme õigusaktidest. Aga kuidas sa arvad, et kas tulevikus peaks olema linnavalitsus näiteks niisugune üksus, mis võtab ka näiteks kokku oma ettevõtjad, isegi mitte ainult suurettevõtjad, vaid ka väikeettevõtjad ja istub ilusti ümmarguse laua taha ja arutab näiteks neid võimalusi, kuidas meil tööstust arendada, kaubandust arendada, kuidas me ühiselt saaksime neid asju siin lahendada paremini? No võt, siin ongi vist nagu kaks sellist mõttesuunda, et me oleme täna sellises, et linn ei pea teatud asjadega nagu tegelema, et see on eraettevõtja nagu tegevus on. Et meil on torud ja tellingud, öeldakse, et linn tegeleb torud ja tellingud on ju teemadega, parandab kooli ja nii. Aga ma arvan, et arengu osas kindlasti peaks seda kurssi muutma, et ei juhtu midagi, kui linn läheb nagu või omab seda veduri rolli või eestvedaja rolli just sellistes ettevõtte maastikul ka mingitel teemadel, kus eraettevõtja ei toimeta, teha see nagu algstart. Et ta just peakski tegema, sinna tegelikult, kui me võtame, täna on Tartus nagu valglinnastumine siin toimub ümberkaudselt, et miks, et me oleme selle nagu mure on siiamaani nagu lahendamata, et miks see nii on? Kas siis meie planeeringuprotsessid või see, et kuidas me paneme arendajatele kohustusi peale kõik ise valmis teha ja linn võtab pärast üle, et kas see on õige strateegia siis ikka või? Et kui meil nagu, ei, me ei tea, see ongi, et miks valglinnastumine? Ühes äärmuses ei ole, ta peaks olema kuskil keskel. Jah, et linn nagu teatud piirkonda siis saaks ju ise planeeringud, asjad korda teha, võtta siis arendajatelt liitumistasud, kui nad arendusi käime, et saaks selle hooga minema, me paneme täna meeletult koormused näiteks arendajatele peale, nad teevad pikad investeeringud, on ju, ja siis omakorda ka korteri hind tänu sellele, et on nagu pikalt eraettevõtja raha kasutatud, panga raha kasutatud, on juba nii palju kõrgem ja siis inimene lähebki valglinnastuma. Lihtsalt üks, läheb nagu naabervalda elama, ütleme siis. Ja see on üks nagu näide, ma ei tea, kas see on õige, aga mulle tundub, et nagu selles vallas, et me ei ole saanud 100 000 inimest ammu juba kätte on ja ümberkauti on näha, kuidas see elu tegelikult kihab ja käib, on ju, et need kõik võiksid olla ka Tartu nagu elanikud, kes käivad ju Tartus tööl on. Et see on üks asi, kus linn peaks nagu sellist eraettevõtte nagu nakkutagi sekkuma, mulle tundub. Ei, no vaata, mida mina silmas pidasin, oli see, et näiteks just konkreetne näide. See oli vist Madruse tänava kandis, kus tehti uus Olerexi bensiinijaam. Ja siis linnal oli seal asi ja ühesõnaga, et Valgusfoori heitas Olerex jälle seal. Ja Valgusfoori ja ühesõnaga linnateed ei võinud kasutada siis sealt pesulast välja tulemisel. Aga linnatee ongi ju selle jaoks, et ettevõtjad ja inimesed saaksid toimetada oma asju. No, ma tundubki, et me linnana tahame koorida nagu ettevõttelt 10 nahka. Et ja siin see arengu, mitte areng nagu ongi kinni, mulle tundub, et kui me teeksime nagu linnana teatud samme esimesena, et aitaks seda protsessi kiiremaks, siis meil linna areng oleks ka parem. Aga mis sa parkimisest arvad? Näiteks mind, kui kesklinnast töölijat ajab väga vihaseks see, et tasulise parkimisala laiendatakse järjest rohkem ja ma põhimõtte pärast ei tahaks maksta nagu seda asja, et ma pargin kaugemale, aga see tähendab, et ma pean kõmpima. Aga minusuguseid on ju tuhandeid, see tähendab 1000 töötunnid, mis lähevad raisku selle pärast, et sa ei saa oma töökoha juurde. Või kuidas sa vaatad selle asjale? Ma ise kolisin siin eelmine sügis, muidu elasin kilomeeter töökohast, nüüd elan 3. Ja 3 kilomeetrit ilusa ilmaga rattaga käies, kui lapsi kuhugi ei pea vedama, on täiesti tehtav, ütleme, kui me räägime ratta sellest. Aga ma ei ole, minu meelest on meil selline... Aga kliendid tahavad tulla mugavalt ärist. Meil on 100 000 linn, hakkame sellest pihta. Meil ei ole siin ummikuid, meil ei ole siin tegelikult seda parkimis võib-olla ka probleemi. Me ei tohi üle seda reguleerida ja karistada. Nagu me suudaksime olemasolevas linnapildis need asjad ära lahendada tegelikult. Et tegelikult meil ei ole nagu erilist probleemi. Kui sa kesklinnas, ütleme, tasuline parkla on meil Pläsku,
tasku kvartal kaubamaja, no ma ei tea, mitu 1000 autot saab sinna julgelt ära panna. Okei, nad jäävad mingist piirkonnast 200-300 meetri kaugusele, aga no probleemi ei ole tegelikult. Et küsimus on hoopis, kuidas kesklinna elu tuua, et kuidas see nagu kesklinn nagu elama panna. Et see on nagu palju selline väljakutsu. Aga kuidas panna? No meie kindlalt ütleme, et keskpark tuleb säilitada ja sinna sisse elu tuua, et sul on 24/7 vabas õhus võimalik midagi teha. Ja väikse visiooni me siin kokku panime valimisliiduga ja nüüd sügiseks kogume tagasisidet ja mida tartlased arvavad ühest teisest ideest, et meil on selline tore Keskpark 2024 visioon nagu keskpark2024.ee, kes ei ole vaatanud veel. Mingi vaadake ja me kogumegi praegu tagasisidet, et saada teada, mida tartlased nagu tahaks teha. Aga me võtame nagu väljamaised nagu ütleme pargid või kuhu sa tahad nagu minna, midagi teha, et meil ei olegi sellist kogemust täna, sest meil ei ole nagu, pole selliseid parke, et kuhu ma tahaks nagu aega minna veetma siis perega. Peale seda väikest tegevusse pargis võib-olla sinna see kesklinna kohvikusse sööma ja võib-olla käsitopoest läbi, et me tooks nagu tartlasi ja ka külalisi nagu kesklinna midagi nagu tegema, ilma et me peaksime sellest ka kohe raha küsima. Selle vaba aja pargid, täiesti, meil on läbikäigu teed täna. Et see sama koht enne ütlesime, et mida seal kaasava eelarvega saaks teha, et kui me suuremaid summasi omaksime selles eelarves, siis saaks palju rohkem ka korda teha. Ütlesid, et tagasisidet on juba küsitud ja kas antud ka on? Ei, me oleme küsinud, et kohe hakkas tulema, meil selles mõttes on seal 30-40 ettepanekut kuni sinnamaani välja, et näiteks, et kuidas peaks olema, kui me tahame muuta näiteks inimeste prügikäitlust, mõtteviisi mõttes on ju, et see keskpark, kuhu tuleb palju inimesi kohale, et see on sul nagu kuidas öelda, selline testkeskkond või rahvas käib, sa saad seal, sa saad nendele mõttemaailma nagu muuta läbi selle, et inimesed on koos ja sa oled selle asja seal ära lahendanud. Nagu algul tundub, mis prügi, viskan prügi sinna, aga kui sa oled selle mõistlikult läbi teinud, inimene läheb koju, ta võtab selle mõtte kaasa ja juba kodus võib-olla tegeleb teistmoodi selle vaatega. Et nagu mõtted on. Midagi väga eredat ka on äkki välja tuua? Veel eredamat välja tuua. No tegelikult on, ma ei saa seda praegu rääkida. Tegelikult meil, ma ideed välja ei räägi, aga meil on täpselt, kuidas siis 2 muuseumi füüsiliselt tulevikus ära ühendada. Et nagu mis ongi see mure minu meelest muuseumite ja asjaga, et meil on 75% dotatsiooni on ju, ja 25% on ise hakkama saamist, et kuidas me saaksime neid paremini manageerida ja linnapilti nii-öelda rikastada, tuua siia turiste, et meil mõned ideed on, aga sellest sügisel ma ei saa seda veel. Nii et põhimõtteliselt inimesed nagu tahavad kaasa rääkida ja kui neile antakse see võimalus nagu kaasa rääkida ja kui mingisugused head ideed on, ühesõnaga, et see paneb kaasa mõtlema. Ma arvan, et kõige olulisem ongi omada head ideed esmalt, et inimesel kõigepealt käiks mingi, mis see oli? Ja siis seda hakata tutvustama, läbi mõelda, kas see on võimalik, finantsosa rääkida inimestele, sest kui me tulen tagasi korra Areena juurde, millega me esimene idee meil oli, see on nagu üldsusele küllalt keeruline teema, et mida ta kõike Tartu linnas siin nagu muudaks ja mida ta parendaks, et miks seda vaja on. Ja ma arvan, me siiamaani seletame seda nagu laiema pilti, et kuidas näiteks Areena tulekuga meil lennuliiklus tegelikult paraneks, selles mõttes, et kui meil on loome põhjuse inimestele Tartusse tulla väljaspool Eestit, siis nad peavad transpordi kaudu kuidagi jõudma, üks on ka lennujaamad. Ja kui sul on nagu pidev põhjus Tartusse tulla, saavad ka lennujaamad ja ütleme liinide omanikud paremini neid liine avada, rohkem liine, paremaid aegu. Kui meil on rohkem aegu juba, siis me lendame ise ka rohkem, me ei pea dotatsiooni maksma sinna linna. Need inimesed, kes siia ürituse pärast kohale tulevad, lähevad ka ära uuesti siit, et see on selline üks näide, kuidas suur logistika. Suur logistika, aga me loome põhjuse siia tulla. Inimestel, kui meil ei ole põhjus siia tulla, siis me ei saa seda, me ei hakka ise seda Tartu lennujaama ära majandama oma 100 000 inimega. Ja põhjuseks on need konkreetsed tegevused, mis toovad jälle siia inimesi. Täpselt, me räägime edasi hotellidest, käsitööpoodidest, pubidest, taksodest, mis iganes. See kapital jääb meie piirkonda, see annab uusi võimalusi uutel äridel tekkida. Ja see on ka maksud ühesõnaga lõppkokku sinna eelarvesse. No, elementaarne.
vaata, minule meeldibki nagu see mõtteviis, et noh, nagu mis teil on, et teil ka ikka kõigil on. Absoluutselt, no mis meil, ütleme ausalt, mis meil on, sellepärast, et ei ole ainult see, et lüpsida mingit maksutulu, vaid ka on ka see, et kuidas juurde tekitada, kuidas suurendada seda pirukat, mida siis ümber tuleb hakata jagama. Jaa, aga pirukast saab suuremaks siis minna, et mina võin ju sinule vorsti müüa ja sina võid minult leiba osta, aga meil see sama raha jääb, nagu me jagame oma raha siin, meil on vaja tuua sealt teiste vendade ja õdede raha siia piirkonda ja see siia kohale. Ja siia jätta. Ja niimoodi me saame ainult nagu sellist majandust siin nagu tegelikult kasvatada. Ja kui meil on ka siin, noh, ütleme, areena mõistes veel, meil on linn, kus kogu aeg toimub midagi. Tartu, the place where the action is nagu. Ka need samad startupid ja need samad IT-töötajad, need kõrgepalgalised, neil on ka põhjus siia rohkem nagu tulla, kuna see linn elab. Siin on väga nagu elukeskkond, et kõik olemas. Minu meelest selline üks suur selline linnaelu käima tõmbav keskus on meil siin puudu lihtsalt. No. Ja mul on jube hea meel, et Keskerakond on selle võtnud ka kõvasti ajada ja noh, see ongi, et väike valimisliit üksi ei saa seda. No, see on ühistegevus. Absoluutselt. Aga sina kui spordimees, noortele mingit tegevust, et kuidas noorte tegevust tekitada ja kuidas, ütleme, sihipäraselt seda suunata niimoodi, et sellest linnale kasu oleks ja noortele endale ka loomulikult? No neid mõtteid on erinevaid, meil lihtsalt siin sügiseks, ma viin lihtsalt paralleeli, pargid ja noored on ju, et tegelikult ma ei räägi nüüd keskpargist, aga meil on selline Tähtveres on ju noortele äge selline ekstreemspordi võib-olla selline keskus, aga linna ääres on ju jällegi selline, et kui me tahame linna keskset nagu ehk siis kesklinna elu ka nagu arendada, et võib-olla me peaksime nagu mõtlema, noh, olema julged ja mõtlema ka selles suunas, et väga ägedaid noortele meeldivaid selliseid pump-räkke asju, mis on looduskeskkonda nagu viidud sisse, et mujal maailmas on nagu näiteid olemas, et noh, me tuleme jälle sügiseks sellega välja, natuke visualiseerime, sest noh, turunduses töötava inimesena siis ma annan ilusti aru, et kui sul on inimesel pilti näidata ja ta näeb, mis asi see on, siis sul on seda asja kommunikeerida paremini, kui ma lihtsalt siin räägin sooja juttu inimestele ja nad peavad aru saama, et paneme pildi juurde ja mõttekaaslasi juba rohkem. Väga hästi. Aga suur tänu nende värskendavate ideede eest, mis me siin koos genereerisime. Ma arvan, et kohtume tulevikus jälle, aga tänud kutsumast. Tänaseks Majakas lõpetab kohtumiseni juba järgmisel pühapäeval.